Nii, oota, kus me siis jäime? Selle magama minekuga on meil kõik suurepäraselt. Me oleme selle aastaga saanud endale sellise rutiini, et nagu õhtust hakkab pihta kella 6. Meil on seal mängimine sees, hammastepesu, söömine, meil on kõik kellaajaliselt. Nagu, ma isegi olen natuke aega võtnud. Vaadanud, et kui kiiresti me mingid asjad tehtud saame. Väga hea hambapesu käib. Täna mulle tundub, et me oleme rekordigraafikus. Me saame täna alla isegi 30 vist. Väga head tüdrukud, super! Aga hambaarstid soovitavad vähemalt 2 minutit hambaid pesta. 2 minutit. Okei, ma lähen korraks ära. Miia, Maria, hambaid pesema! Kella 9 me magame. Mis nüüd? Lapsed said magama ära. Ma arvan, et ma lähen jooksma, nii et lähme alla ära. Miks peavad väikelapsed saama hea tunde, on sellepärast, esiteks nende päevane enesetunne on parem, nad on rõõmsameelsemad ja nad ei ole nii onjakad. Laste unepuudus väljendub lastel peamiselt niimoodi, et nad ongi näiteks impulsiivsemad, nad ei suuda nii hästi tähelepanu hoida, keskenduda, aga nad on ka hüperaktiivsemad. Kõige olulisem, miks on vaja lapsel kvaliteetset tunda, on sellepärast, et me hoiame seda unekava rutiinis ja kindlas rütmis. Väikelaste unekava võiks olla selline, et alates, kui nad saavad 1-aastaseks, siis mõned veel vajavad nii-öelda 2 päeva und, aga see on siis kuni 1,4 aasta vanuseni. Kui nad on saanud 3-aastaseks, siis hakkab see päevane uinak muutuma ja tegelikult ka ära jääma pea 60%. Kui nad on aastased, siis hakkavad nad seda teist uinakut ära jätma ja see üks uinak, mida nad teevad, võiks olla siis tegelikult 1–1,5 tundi pikk ja kui nad on 2-aastased kuni 3 aastat, siis seal see uinaku pikkus jääb isegi 30–45 minuti juurde. Kindlasti on oluline see, et lapse ööuni ei oleks alla 10 tunni pikk, ka vanematel lastel. Ja seda me jälgime. Peamised unehäired väikelastel on uneapnea, hingamishäire, siis on ka rahutute jalgade sündroom, kus lapsed siis siplevad ja kindlasti on ka unepaanika ehk siis uneterror ja see unepaanika, kus juures on üsna normaalne nähtus, kui lapsed saavad seal 2-aastaseks kuni 5.–6. eluaastani. Nii et me väga ei korrigeeri seda unepaanika episoodi, me ei sekku, me kindlasti ei ärata last üles, seda ei tohi teha, vaid vaatleme, et midagi ei juhtuks. See võib kesta näiteks 3–4 kuud, võib ka rohkem. Unehügieen tähistab seda, et mida laps teeb enne magama minekut ja seda kogu päeva jooksul, et kui palju ta liigub, mida ta sööb. Nii et lapsele on väga oluline kindlad nii-öelda toiduajad. Teame, et põhiprobleem, mis ka väikelastel on ekraanid tegelikult. Et oluline on hoida nüüd ekraanivaba aega enne magamaminekut. Pigem selline 1–1,5, võib-olla isegi 2 tundi. Et selline kerge multikas iseenesest on okei, aga iPadid, telefonid, kõik sellised asjad me väikelapsele ikkagi kätte veel ei anna. Me nimetame seda unerutiiniks 20 minutit ja 30 minutit enne magamaminekut. Oluline on see siis vaikne aeg, 1-1 tegevus võib olla, vaikne selline mäng, rahulik mäng, pesu ja muinasjutud. Lugeda ette lapsele või jutustada või laulda on väga oluliselt ja just see keeleline areng. Nii väikestele lastele me ei lase veel kuskilt salvestatud variante. Unerutiiniga kaasneb ka see, et laps suudaks tegelikult uinuda iseseisvalt. Ja üheks suureks probleemiks väikelaste puhul
on see, et neil on veel tugevad uneassotsiatsioonid kas rinnast, kiigutamisest, autosõiduga pannakse lapsi magama. Et seda me enam nii suurtel lastel ei tee. Ta ei kontrolli, jah. Tal ei ole seda ema üle või isa üle kontrolli. Ta ei ole ärev, kui sa sealt toast ära lähed. Ta teab, et midagi ei juhtu temaga. Tal tekib ja areneb hea enesekontroll, enesereguleerimine näiteks, ja see on väga oluline. Ta magab kindlasti oluliselt rahulikumalt, sellepärast, et kui sa kiigutad või paned teda mõne uneassotsiatsiooniga magama, siis ta ärkab korduvalt üles öösel, et saada seda stiimulit uuesti. See stiimul siis on see tegevus ja seda me siis ei paku enam talle. Ja kui ta teab, et ta ei saa seda, siis ta ei ärka ka. Ka kindlasti võiks olla keskkond puhas, koristatud ja asjad võiks olla ära pandud. Eriti näiteks suured nukud, suured autod või näiteks suured karvased kaisukarud, sellepärast, et lapse jaoks need tegelased muutuvad võib-olla öösel, jah? Hakkavad elama. Et sa oled vanemana talle olemas, jah? Õhtul positiivsed tegevused, arutelud, olemine koos, üks ühele aeg, see on kõige olulisem. Et seda on väga vähe. Proovime seda muuta. Teine asi, lapse keskkond peab olema turvaline. Väga palju on seda, et vanemad ei ole turvalised. Ja kuidas see väljendub, on see, et see ei tähenda seda, et sa ei armasta oma last või ei näita seda välja, aga kui sa vaidled oma kaaslasega või oled kuri, pahane ja vihane, siis absoluutselt mitte kellelegi see ei meeldi, ka lapsele. Nii et mõtle selle peale. Ta ei taha magama minna, kui sa oled temaga pahane olnud. Väga oluline on rutiin, järjepidevus ja selle päevakava, ööpäeva rütmi hoidmine. Et lapse uni on mõjutatud kõige rohkem sellest, et kui ta on ebaregulaarses unerütmis. Nädala sees magab vähem ööund ja nädalavahetusel rohkem. Mõnikord ärkab hiljem, mõnikord varem. See ei sobi. Ka sinu endale see ei sobi. Nii et see viib kroonilisse unevõlga ja kroonilise unevõlla sümptomid neid on meeletult palju, mis viivad lõpuks krooniliste haigusteni. Nii et seda me ei taha.